kui me oleme juba õppinud põhiasjad selgeks õppeasendist, nüüd me peaksin tutvustama teile ka siis võitlusasendit. Ehk siis võitlusasend ongi siis asend, mille peal juhtub siis kõik action. Peaaegu iga boksimatš, iga MMA-matš, iga kickboxingu matš toimub siis võitlusasendis. Ja kuidas me saame siis seda tekitada? Ehk siis meil on olemas, enamus inimesi on siis kas paremakäelised, vähem hulk on vasakukäeliseid. Ja siis õppeasend on mul siin, nagu te teate juba, siis kui ma olen paremakäeline, siis ma pean panema seda paremat jalga tagasi, pumps. Vasakukäelisel vastupidi, kui ma olen vasakukäeline, kusjuures ma olengi vasakukäeline, siis ma panen vasaku jala taha, pumps. Ja kõigepealt samamoodi, mul peab siin olema mugav seisma, on ju, balanss, et ma ei tohi kuidagi seal ebakindla seista. Samamoodi ka siin, pumps. Ja näiteks, kuna enamus sportlasi on ikka paremakäelisi üldse inimesi, siis ma jään siis siia, et olen siis paremakäelise asendis veel kord, panen jala tagasi, nii, kontrollin, mul on siin mugav ja siis kolmas asi, ma keeran oma päkkad siis 45 kraadi kõrvale, ehk siis tõks, ja niimoodi. Ja siis ma üritan siin seista. Samamoodi põlvad natuke kõverad, selg on ka natuke ümar, pumps, ja käed on siin lõua juures. Ja vaadake, siin üks tähtis asi, mida ma pean jälgima, on siis see, et vasaku jala ja parema jala vahel oleks siis, nagu ma ütlen, mingisugune vahe ehk siis auk. Sest kui me seisame täpselt ühe joone peal, siis ma olen ei ole nii balanssis, eriti kui näiteks ma võin veel vasaku käega lüüa, aga kui ma pean juba parema käega lööma, siis on jumala ebamugav. Seepärast ma pean seisma et vasak jalg ühe joone peal, parem jalg teise joone peal, nagu oleks meil kaks rööbast, nagu rong, mis sõidab kahe rööbaste peal, on ju, see on üks siis ratas, see on teine ratas ja siis ma siin seisan. Ja siin reeglid hakkavad siis tasapisi juba muutuma. Alguses, reeglid võrrelda siis õppeasendiga. Alguses võib tekkida väikene niisugune segadus, aga natuke hiljem kõik läheb juba jälle selgeks. Kõigepealt õpime siis sammud ette, sammud taha, sammud vasakule ja sammud paremale. Nii, siis kõigepealt ma võin panna käed kas või siia või siis üldse selja taha, ma vahest õpetan, et parem oleks arusaadav. Ja siis kõik nüüd, kui ma liigun ette, siis ma teen samm vasaku jalaga, pumps, ja astun päka peale, pumps, ja siis sama palju, kui ma astun vasaku jalaga ette, sama palju ma astun parema jalaga juurde, pumps. Tüüpiline viga on siin alguses niimoodi, et inimesed alustavad kõndida, teevad üks samm, ja siis panevad teine jalg juurde. Ja samamoodi ebakindlus on siin. Seepärast me pean alustama. Ma näitan, lähen üks, päka peale proovin astuda ja siis kaks. Üks, kaks. Ma lähen tagasi üks ja kui ma lähen tagasi, siis samamoodi alustab parem jalg, ma astun natuke parema jalaga ja siis vasak jalg astub sama palju juurde. Pumps. Proovin veel kord. Pumps. Ette. Pumps, taha. Pam. Näete, mitte niimoodi, päka peal, ja pam. Üldse, kui me suudame kõndida või siis liiguda päkade peal, see tähendab, et meie balanss, meie kehakontroll, meie koordinatsioon on väga-väga hea. Kui inimesed ei suuda päkade peal liikuda ja liiguvad nagu täist alla peal, see on niisugune algvariant, aga lõpus see veel tähendab ikkagi seda, et me ei oska, või tihti see on seotud sellega, et inimesel on palju lisakaalu ja siis ta on nagu balansis väljas, on ju, et ikkagi üritame päkade peal liikuda. Nii, ja siis ma näitan, et meil on siis 4 suunda ette, taha, vasakule, paremale, et kõigepealt ma lähen ette, näiteks 2 sammu ette, 1, 2. Ma lähen 2 sammu taha, 1, 2. Nüüd, kui ma lähen vasakule, samamoodi, astun vasakuga, pumps, ja parem jalg tuleb sama palju juurde. 1, 2, ja astun nüüd paremale. 1, 2, ja siis ma teen 1, 2, 3, 4. Põhimõtteliselt siin ma ütlen kõikidel alati, et see on juba nagu me tantsiksime valssi. Ja üldse boksi liikumisele tantsimisel on väga-väga palju sarnast.
tihti tulebki välja nii, et inimesed, kes on tegelenud tantsimisega ja tulevad pärast boksi, need liigud väga-väga hästi, saavad kõiki asju selgeks ja vastupidi, on palju juhtumeid, kui siis treenerid saadavad oma sportlasi tantsutrenidele selleks, et nad liiguksid siis paremini juba boksiringis. Ehk siis jah, veel kord, ette, vasakule, tagasi ja paremale. Et te võite kodus ka iseseisvalt muidugi proovida, selleks ei ole vaja palju ruumi. On äge, kui teil on mingisugune koridor. Nõukogude Liidu korterites, mis olid ehitatud sellel ajal, on neid koridori palju. Uutel korteritel nendel koridorid ei ole, aga kui teil on olemas koridor, siis proovige minna ette paar sammu ja siis tagasi. Paar sammu. Teine asi on siis selline, et me peame lisama sellele liikumisele võitlusasendis ka löök peale. Ja siin on kõik väga kerge, samas natuke teismoodi kui õppeasendist. Ja nüüd, kui ma teen samm ette, ma proovin samal ajal visata käsi, ja samamoodi ma mõtlen selle peale, et see õlapööre, lõug all, õlg peab katma lõuga, kõik need asjad on täiesti samasugused ja lööme oma nina ette, aga koos sammuga. Ja siis tuleb 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nüüd me läheme edasi ja siis lööme sama käsi, sama jalg, ehk siis mitte ristsamm. Kui me liigume tagasi, siis me astume siis juba parema jalaga tagasi, põks, ja lööme ikkagi vasaku jalaga. Vasaku käega. Pamps, 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 pamps. Näitan külje pealt ka. Pumps, 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 pumps. Liigun ette koos jääbiga. Jääb ehk siis otselöög esikäega. Kui me oleme parema käel, siis meie esikäsi on siis vasak. Ma näitan. 1, 2, 1, 2. Ja tagasi. Astun paremaga tagasi ja vasak käsi. 1, 2, 1, 2. Proovime ka kõrvale. Astun nüüd vasakule. 1, päka peale. 2, 1, 2. Ja astun paremale. Ja nüüd tulebki appi meie ristsamm-süsteem, mida me tegime õppeasendist. Ehk siis ma astun parema jalaga ja siis löön vasaku käega. Pumps, 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 pumps. Ja nüüd ma proovin teha selle valsi ringi koos löögiga. Ette, pum. Vasakule kõrvale. Tagasi ja paremale. Veel. Pam, 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 pam. Nüüd, mis puudutab paremat kätt, siin on natuke keerulisem, siis meie peame oskama lööma otselööke nii vasaku käega, võitlusasendis kui ka parema käega. Ja siin siis me peame meelde tuletama seda jalapöörad, kannapöörad välja. Mäletate, õppeasendist ma tegin seda kannapöörad välja. Vaadake, pomps, pomps. Nüüd samamoodi me peame suutma tegema kannapöörad ka võitlusasendist. Nüüd ma panen parem jalg juba taha. Pumps, päkad pööran siia, näete, võitlusasend. Ja nüüd vaadake seda jalga. Löök hakkab jalast pihta. Ja nüüd ma hakkan siis lööma parem käsi ja impulss, tõuge hakkab siis paremast jalast pihta. Pum. Näete, pumps, 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 pumps. Ja näete, nüüd tulebki see põhimõte jälle meile appi, et kui meie jalad on piisavad laiad, siis ma võin lüüa tõks ja mul on ruumi, et ilusti välja pöörata minu puus, minu jalg ja vasak jalg nagu toetab mind, et balanss on täiesti olemas. Keamass on mul vasaku jala peal, aga mul on mugav on ju seda välja pöörata. Kui mul oleksid jalad ühe joone peal, nagu tihti juhtub, see vaadake, mul on ebamugav, mul jalad lähevad peaaegu risti. Seepärast ongi väga oluline seista piisavalt laiali. Ja üks asi veel, mille peale peab pöörama tähelepanu, et kui me tahaksime, et meie parem käsi, ehk meie tugevam käsi, see parema käe löök oleks tugev, kiire, efektiivne, nokauteeriv on, siis me peame jälgima, et meie parem käsi läheks piisavalt ette. Mida ma mõtlen sellega on see, et vaadake, kui vasak õlg on mul siin ees, siis minu eesmärk, kui ma löön parema käega, et minu parema käe õlg oleks löögi lõppfaasis samal joonel, mis mu vasak õlg alguses. Ehk siis, vaadake, vasak õlg on ees,
parem õlg on taga, ma teen parema käe löök, pam, parem õlg on ees, vasak õlg on taga. See annab mulle siis nagu signaali, et löök on tehtud õigesti. Tüüpiline viga on see, kui sportlased löövad paremat kätt, ehk siis niimoodi. Nad seisavad, poksivad esikäega, ette valmistavad teed parema käe jaoks ja siis nad teevad niimoodi, sellist lööki. Ja siis õlad jäävad, heas variandis sama joone peale, aga löök ei ole lõplik, ei ole tugev, ei ole plahvatuslik ja järsk, mis siis poksikunst meid õpetab, et löök oleks ootamatu, järsk, terav, plahvatuslik. Pam! Kui õlg on siin ja teine õlg on siin, vasak õlg on taga, see tähendab, et löök on tehtud hästi. Ja alguses alati jälgime seda põhimõtet, kui me ei ole kindlad, kas õlg läks meil piisavalt ette või mitte. Ja nüüd lähme siis tagasi liikumisele võitlusasendist. Ehk siis paneme käed ülesse ja vaadake, nüüd see põhimõte, mida me tegime õppeasendist, tuleb nüüd tagasi. Ehk siis, kui ma teen lööki parema käega, ma astun vasaku jalaga, mäletate, pumps. Oot siin, kui ma lähen võitlusasendisse, sama asi ma teen, pum, aga ma üritan pöörata jalg, kann välja, ja siis õlg ette, lähen kokku. Ja ma teen pam, pam, pam. Näitan veel kord, et külje peal näitan ka. Ehk siis ma teen lööki, pum, kann pöörab välja, õlg pöörab välja, teen samm juurde ja lähen tagasi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Samamoodi näitame, kuidas peame liikuma tagasi. Siin samamoodi see põhimõte tuleb meile jälle appi, et liigume tagasi, sama käsi, sama jalg, ehk siis pum. Ja panen jalg päka peale. Liigun tagasi, pam, pum, pam, pum. Ehk siis väga oluline on see, et me kohe paneme parem jalg päka peale ja keerame kann välja. Selleks, et terve ülejäänud keha pööraks meil, see parem pool pööraks meil väga kohe õigesse positsiooni. Sest kui ma kanna panen või jala panen niimoodi, vaadake, siis jalg ei anna impulsid pöörata kehale ja siis löök ei tule suurepärane välja, tuleb mingisugune samamoodi selline. Aga kui ma seisan võitlusasenis ja ma liigun parema käega tagasi, kui kohe ma jalg panen niimoodi, pum, siis kohe, näete, siis see tõuge, see pööre annab mulle signaali pöörata ülejäänud keha, ehk siis minu puus, minu selg, minu õlg ja siis rusikas lendavad kohe ilusti välja. Pum, pum, pam, pum, pam, pum. Ja vastupidi, kui ma niimoodi ei tee, siis pöörata on palju ebamugavam ja minu asend on siis palju halvemini balansseeritud, ma olen siis ebastabiilne. Aga kui ma panen päka peale, pum, pum, pum. Ehk siis tuleb välja, et kui ma liigun võitlusasendist vasaku käega ette, ehk siis jääviga, siis ma astun ette vasaku jalaga, tulen juurde paremaga, pum, pum. Kui ma liigun taha, siis samamoodi parem jalg, pam, pam. Kui ma liigun võitlusasendist parema käega ette, siis samamoodi ette astub vasak jalg, pam. Ja tagasi astub parem jalg tagasi, pum, pum. Proovime veel kord, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vot. Ehk siis, ja samamoodi, me võime proovida minna vasakule, lüües parem käsi ja võime proovida minna paremale. Ehk siis, kui ma lähen vasakule poole parema käega, siis see jalg, vasak jalg astub esimesena, pum, tuleb see ristsamm süsteem kohe meile meelde. 1 ja jalg pöörame välja 2. Kui me liigume paremale, samamoodi, ma astun parema jalaga ja vaadake, ma üritan kohe keerata parem kann välja. Et ma ei astu niimoodi, vaid pum, keeran välja ja siis ma tulen juurde. Pam. Ja siis samamoodi ma teen seda valssüsteemi, kõnnin ette kõrvale, taha kõrvale, ehk siis 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2. Kui me lööme parema käega, siis tüüpiline viga on siis selle jala poolt selline, et me alguses paneme jalg ja siis lööme. Aga tegelikult me peame sama kukkuma, maanduma meie vasaku jala peale, ehk siis pum. Nägite, samal ajal kõik toimub. Ma kukun, lähen tagasi ja jälle, ma kukun selle esijala peale, pum. Ehk siis ainult siis tuleb see löög maksimaalselt tugev. Pum. Pam, pum. Muidugi, kui me liigume juba natuke ette, siis tihti tulevadki need löögid koha pealt. Me juba seisame selle jala peal ja siis kui ma alustan parema käega, siis ma teengi kohe siin koha peal ja see võib olla tugev löök. Pum. Aga tihti see löök on väga tugev kahes olukorras. Kui vastane tuleb meie peale, pum, ja me lööme vastu. Või siis, kui meie kehamass on juba esijala peal. Ta on juba siin esijala peal ja siis me teeme löök, pum. Siis muidugi on see löök tugev. Aga antud juhul praegu me peamegi õppima selgeks, et kui me lööme parema käega, siis me maandume vasaku jala peale. Samamoodi nagu ka jabis on ju, et me ei tee niimoodi, see on tüüpiline viga. Või me teeme, me maandume, kukume. Ehk siis see annab meile kindlust, et meie kõik kehamass läheb selle esijala peale ja siis osa läheb selles löögis. Võib-olla, kui me võtame veel ühte tüüpilist viga, kui lüüakse siis jab, on siis niimoodi, et inimene lööb jab, aga kehamass jääb tagumise jala peal ja siis teeb sellised lööke. See on ka nagu vale. Ehk siis pumps. Kehamass on siin. Pam, pam. Pam, kehamass on siin juurde kokku. Pam, pum. Et neid asju võib siis iseseisvalt harjutada. Üks lisaharjutus, mis annab meile võimaluse praktiseerida ja kontrollida, kas meie kehamass on siis esijala peal, on siis selline, et seda võib teha nii vasaku käega kui ka parema käega. Ehk kuidas ma saan olla 100% kindel selles, et kehamass läks näiteks vasaku jala peale. Pum. On tõsta parem jalg ülesse. Pum. See tähendab seda, et siis kui mu jalg on õhus, et kõik kehamass ongi siin, sest see ongi ainult toetusjalg. Samamoodi ka parema käega, kui ma löön. Pum. Kuidas ma saan olla kindel selles, et kõik kehamass on mul praegu siin vasaku jala peal. Ma tõstan parema jala ülesse. Ja kui keegi tahab praktiseerida seda tasakaalu liikumist, kehamassi liikumist ühes jalas teise peale veel paremini võitlusasendisse, siis ma pakun teile teha sellist harjutust. Ehk siis ma lähen võitlusasendisse, hakkan lööma jab, on ju, vasaku käega. Ja siis ma teen niisugune hüppe ja siis jään esijala peale seisma. Pum. Proovime veel kord. Pum. Et see harjutus annab mulle tunnetuse, et kehamass läheb alati siia, esijala peale. Et ta ei jää siin tagasi. Ja samamoodi paremaga. See on siis inimesed, kes vaatavad MMA-d. See on täiuslik löök selles maailmas. See on siis Superman punch, ehk siis ta näeb välja niimoodi. Pum. Samamoodi näete, tasakaal. Kehamass jäi vasaku jala peale ja veel kord. Pum. Et neid asju te võite harjutada kodus, kui teil tuleb välja näiteks, te teete löök, ja jääte seisma 2-3 sekundiks, see on suurepärane. Nüüd lööme vasakkäsi ja nüüd samamoodi parem. Jääme seisma. Ja kui see seisma jäämine tuleb teil välja ühe jala peale, see tähendab seda, et te piisavalt hästi kontrollite ja tunnetate oma keha.